Päike loojub. Vahur ei saa. Ei pea veel püüdma. Peab püüdma. Sest kohe tuleb kala. Kohe tuleb. Kohe tuleb. Kas tuleb kala või tuleb? No tuleb. No ütle, kas tuleb või tuleb. No kas tuleb kala või? No nüüd peab tulema. Keera laivi, Kangi. Keera laivi. Laivi jaoks jalad on meil ostetud kõik. Millisest kauplusest? Kalastus.eu. Kalastus.eu. Üks on seal. See on mehaaniline, aga Kalastus.eu on olnud väga helde meie vastu ja sponsoreerinud meid. Kõige uuema sõna jalaga. Kõige uuema sõna jalaga. Nimelt tuleb meil S-Pointer elektrooniline, igatepidi liigub ise, jälitab ise. Ma ei tea, mis see nimi on, aga küll siis härra Maisa teab. Ja paigaldame, üks on meil seal, teise paigaldame siia. Lotteri koht on olemas, aga jala paneme siia. Nii et S-Pointer Deluxe, Tšiki-Briki, kõik mängud, jutud, värgid, särgid. Nii et siis nendel Pärnu kohadel siin enam pääsu ei ole, et siis me kavatseme nad kõik siit välja püüda ja nii palju kavatseme püüda, et varsti siis pannakse keeld ka Pärnu jõele peale. Meie pärast. Võt, ilus õhtune, mis õhtune, kell on 4, enne 4, kell pool 4 veel. Õues on pime juba peaaegu, mingid kanged on sinna veel jäänud püüdma. Ja nüüd kala tuleb ja sealt kala tuleb. Oi, Vahur, miks sa kiusasid seda väikest koha? Oi, nüüd sa said küll suure kala. No see oleks praegu supikala oli see, mitte praekala, aga supikala. Oh, sind küll, aga käime ikka kalal ja sellest nagu pikka pidatud ei teegi. Pole nagu midagi filmida, et meil siin kogrepilt oli ka kuskilt, see leidsin üles. Võtta sain peale, et päris ilusti see tükk. Kas tuleb veel? Tervitus, mina olen kõrval Rustikaliin tervitab. Meil on teile head uudised. Me oleme endale saanud sponsori, keda tegelikult ei oleks oodanudki, aga meil oli ühte asja väga vaja, et siis me ikkagi küsisime ja kalastus.eu tuli siis meile appi nüüd sellise asjaga nagu S-Pointeri automaatne laivanduri jalg. Ühesõnaga selle ta meile siin muretses, otse mulle koju ta selle saatis. Mõtlesime, et teeme selle korra lahti ka, et vaatame, mis siin paki sees on ja järgmine kord on juba see meil paati juurde installeeritud, et siis on meil vabandused otsas, et me enam laiviga ei püüa, et siin on kõik. Aga okei, võtame korra karbi ette ja vaatame, mis siin on ja võib-olla kõik ei tea, kuidas see asi siin välja näeb, et pakendi siis tegelikult ma olen siin natukene juba kratsinud, ma juhtmed juba võtsin välja, vaatasin, et mis seal vaja juurde on aga tegelikult olid kõik vajalikud juhtmed kaasas. Põhiasi, mis siis on kaasas, on siis selline jalg, siin sees on mootor, siia külge käib juhe, ehk siis toide ja selle me kavatseme panna siis siia ette ninna juurde. Selleks paigalduseks on ka siin karbis olemas meil kaldenurga kinnitus. Kui õige nimi peaks olema kaldenurga kinnitus. Ehk siis tegelikkuses läheb see ilusti siia pandiserva külge. Ja see läheb siis nagu kahvliga siia klõpsti niimoodi kinni. Ja saad siit fikseerida. Ja vajadusel ka siis teiselt poolt siit kaldenurka muuta. Ehk siis kui sul on midagi, paat on kreenis ja lood ei ole ilusti mulli järgi paigas, nagu siin keskel on mull,
et siis saad seda ilusti kenasti reguleerida ja teistpidi regulatsioon on siis on siit lihtsa keeramisega ja siis saab juba siit teda üles keerata. Nii, aga siis vaatame korra veel, mis meil siin veel kaasas oli. Nagu ma mainisin, kaablid jätsin ka maha, aga sellel jalal on nüüd olemas ka juhtimispuldid. Võtame siit pakist välja, 3 pulti originaalis on kaasas. Üks on uhkem kui teised, üks on siuke läikiva nii-öelda korpusega, teine on mustaga, vahet ei ole, töötavad kõik. Ja siis selle saad panna kas ilusti siis ridva peale või mina üritan seda kasutama hakata siit sõrmes, nii-öelda peopesas. Praegu kinnas on käes, aga kui te näete siin, siis mina panen ta niimoodi peopessa ja siit siis nii-öelda reguleerin. Ja mis meil veel siin kaasas oli? Muideks sel jalal on ka veel mitu versiooni. On siis nii-öelda nurgalokiga, ehk siis kui sa paat hakkab nii-öelda lainetuse tõttu palju pendeldama ja sa oled omale nii-öelda kursi pannud jälgimisele, et siis ta hoiab ise vastavalt sellele, kuhu pool paat keerab, hoiab siis tagasi. Et siis sa ei kaota seda näitu ära ja saad ikkagi kalale lõppi pista. Nii, mis meil siin veel karmist välja tuleb. Jah, selle jalaga on nüüd see lugu, et ilma sellise lisaboksita ta tööle ei hakka. Selline lisaboks on kaasas. Siin on siis näidikud peal, palju siis kraadi keerab ja siit saad siis ka anduri nii-öelda reageerimise kiirust muuta, et kui palju ta korraga keerab, kui kiiresti ta keerab. Siis on siin nii-öelda sisselülitusnupp, kõik juhtmed jooksevad siia kokku, et takujuhe, pedaalid, mida ma veel kohe näitan, käivad siia ja siis käib ka siis see anduri jala enda mootoritoide siia külge. Nii, ja kaasas on ka siis nii-öelda siis suunamise pulgad. Need käivad siis jaladele. See on lühem, teine on pikem. Ja viimases karvis leiamegi pedaalid. Sellised vahvad pedaalid. Et siis pedaalidega on ka veel selline lugu, tegelikult ka puldiga, et kui sa vajutad 2 pedaali korraga või puldil 2 nuppu korraga, siis ta hakkab ise automaatselt otsima 80 kraadi, 80-360 kraadi vahemikus äkki oli. Aga ühesõnaga ta saad panna nagu ise automaatselt ühele poole, teisele poole nagu järjest näitama, et siis on niimoodi hea kala otsida, et saad ise jälgida, mis iganes sul vaja jälgida on, kala näite, muid ekraani näite ja nii lihtne. Selle üritame siis peale installeerida ja täname siis kalastus.eu Marko Maisat, et loodame, et koostöö jätkub ja äkki tuleb ka mõni uus sponsor. Ja kõik, kes tahavad sponsoreerida, palun võtke meiega ühendust. Kõigil, kellel on igasugust prügi ja pangas liiga palju, et palun andke teada. Ja, võtame kõik raha vastu, meil on ruumi küll. Väga hea meelega. Aga hästi, siis tiim Rustika hetkel siit mere äärest lõpetab. Käime ikka kalal. Käime kalal. Oota, lainte peate ka ostma. Rustika laint.ee. Joo! Tuleb, kala tuleb. Kala tuleb. Kes see on? Külje pealt kuradi 3-kilone lati. Mis asi see on? Karp kalareis. Kogerreis. Ait saab perre. Seda tuleb tuitseda kistvastab. Teile video ka vaadata. Vaata, kus tal on nägu katkine. Oota.
vaata, kus ta on ära lõhutud, näe mokk. Vot, keskkonnakaitse, mis te nüüd selle peale ütlete? Mis te ütlete selle peale? Jah, lõhuvad siin kakaaugust jäi kinni, näe. Siuke aparaat väes. Tere hommikust! Hakkame laulma. Mis laul? Jau kalamehed! Hommikul kanaproosid. Hommikul kanaproosid. Ahtile ei anna vett, näid tulen niigi palju. Ahtile anname ka vett. Kana! Jah! Hommikul on ka! Kuule, ma sain käe soojaks äkki. Äkki sai. Väga nii kuid. Vaadake seda kaunist pilti. Päike tõuseb. Vahuril on ka. Suur lai naeras. Jube kaugel on. Kui sa aku tühjaks ja mingi kala vaat jõuda. Mul ei ole häid ritmesid või jahtida vastu keegi jälgada ka. Jaa. Nii, otsime toetajaid põhimõtteliselt. Kuidas me saame? See aug on juba väga kena. No nii, väga hästi. Uue prototüübiga. Ta veel ei näita kellelegi. Kas tuleb kolmeks? Esimene võtt! See oli suurem kus see. Külje pealt tuli, ma nägin ka veel. Korralik aparaat. Oi, olemas! On või? Jaa. Okei. Mõõdu kala. Koti kala. Ma ei võtka hästi kaasa. Vaatame kohe, kui mõõdud said korras. Vauril kala! Mul läks just otsast ära. Praegu peaaegu oleks saanud ühe teist landi ära proovitud. Pani mööda, võttis, et külge ei jäänud. Kui lähed tagasi. Kui mõni halvasti kinni ja selle võtab mul. Ja nüüd jäi. No nüüd neelas keegi. Ja nüüd, võta nüüd. Siin on esimene aug selle landiga. Nüüd on pead seda filmima. See on nüüd, prototüüp on ristitud. Kas kala kättega saame, on teine asi. Väikeste kalade püüdmiseks oleme siis tootnud sellise väikese landi, millega tegelikult tahaks püüda ahvenat ja säinaid. Oota, keeran natuke. Vaat siuke aparaat. Siukene väike, ma ei tea, kuidas seda isegi kutsuda. Mõelge välja mingi lahe nimi, ta on tegelikult lusika moodi. Vaat siuke pisikene, kaalu oli 18 grammi. Ja käib ringi niimoodi nagu pöörik. Ehk siis see on nii, vahepeal näitan teile Nublu VFL-i ka, sai natuke jälle ümber tehtud teda. Ja esimene vise, esimene kokkupuude veega toimub nüüd. Viskan kohe minema küljest ka kindlasti. Ei leinanudki küljest või? Oi, kui ilusti see mängib. Megalt. No see on küll ka kullatükk praegu.
väga ilusa ujumisega upub suht kiiresti tegelikult isegi. Miks see võiks sita sees uppuda, miks ta peaks sita peale õlduma? Sellega ongi suvel püüad seal, kui see kuradi haugirajakas magab seal pasa vahel, siis tuled vaikselt sealt pasa vahel pulp. Ja on mul õigus? No kui sa nii ütled. Ütle jaa. Jah. Tuva ja selge häälega jah. Oled sa siia oma vabal tahtel tulnud? Mulle ka mõni proto. Seal kastis on need pöörikud ja siis rohuvabad kui järgi.